Nii, hiline õhtu, kell on peaaegu 9, kuigi isegi kui oleks paar tundi varem, oleks ikka pime. Praegu on pime. Olen kollide pingil, vähemalt ühel neist 3, kuidagi väga jäine on siin. Arusaadatud põhjusel kolle ei ole, kuigi olen siin käinud suitsetanud. Koni siin näha. Nii, ma loodan, et konid jäid kuidagi peale või jäänud, siis uskuge mind, siin on konid. Mõtlesin natuke mõtistada teemal, mis viimasel ajal mu tähelepanu köitnud, on see, et on teatud hulk inimesi, kes väidavad, et võuki ei ole olemas. Varasemalt need samad isikud väitsid, et kultuurimarksism ei ole olemas, neomarksism, kuidas iganes seda kutsuda, eks ju, ka pole olemas. Ja mul siis tükk aega enne, kui mul nagu jõudis kohale üks väga selline sarnane olukord. Nimelt, kui Ameerika Ühendriikides oli Itaalia maffia kuldaeg, Al Caponid ja muud tegelased. Ja mõni neist kinni kukkus, vahet polnud, kas oli mingi lihtne maffia onu või oli mõni ristisa parem käsi või ristisa lausa ise, eks ju. Siis üks esimesi asju, kui mitte kõige esimene asi, mida politsei sai teada, jutumärkides sai teada, ülekuulamiskamblis oli see, et sellise asja nagu maffia pole olemas. Et kõik rääkisid seda, et pole olemas, et see on mingi politsei, mingi hallutsinatsioon, luul, väljamõeldis, ma ei tea, sõna õlgmehike vist olla veel ei kasutatud, aga võimaliselt sellist juttu nad ajasid. Me kõik teame, et Itaalia maffia oli olemas ja oli väga võimas. On ka siiani päris võimas, eks ju, kuigi enam ei ole jõudnud kulda aja. Ja võuk on samamoodi, et kui sa nagu üritad rääkida võugi, siis öeldakse, et ei, seda ei ole olemas, see on välja mõeldis. Aga me võime siis võugi ära defineerida, et oleks lihtsam, eks ju, sest sõnu võib igasugused kasutada, et kirjeldada, mingi sõnaga võib kirjeldama, eks ju. Ja see on põhimõtteliselt selline tegelikult kristlusest mõnes mõttes võrdsunud üks arusaam, et peab nagu vaesemate ja õnnetute eest ühiskonnas võitlema. Ja võuk tegelane jagab nad gruppidesse ja hakkab nende gruppidest võitlema. Ja selle probleem on see, et kõik need grupid ei ole päris nii, päris ei ole olemas sellel määral, nagu see võuk tegelane ütleb, on olemas võib-olla palju sellisel hägusamal kujul. Ja muidugi kõik grupid ja kõik inimesed tahan nendes gruppides ka, et keegi mingi võuktegelasest võitleks. Seal on mitmeid häid näiteid on tekkinud juba. Viimasel ajal juttudest on, ütleme, üks tuntuvaid võitlejaid on, eks ju, feministid olnud läbi aegade, mitte läbi aegade, aga nii palju kui mina mäletan on olnud. Jah, võib-olla antiikajal võib-olla feministe ei olnud. Ja siis aga ja ütleme, mis oli 20 aastat tagasi niimoodi, siis kindlasti võis nendega ju suuresti nõus olla, sest et ma ise ka naine ja see on nagu hea, kui keegi, kui ma tahan soovikul tööl käia ja õppida ja kas kell on praegu siin nagu 9 saab kohe või ongi juba 9, ma ei tea. Ja siis et ma võin siin kollide pingil istuda ja juttu jääda, sest selline õigus ei ole üldsegi iseenesest mõistetav igas riigis, eks ju. Aga viimasel ajal on nagu feministidel võukfeministidel on hierarhia paigast ära läinud, sest nad võitlevad, eks mingid palgalõhe eest, mis on võib olla väga üllas võitlus, aga võib ka mitte olla, sest näiteks kui mina siin mõnikord ringi jalutan, ma näen teie töölisi või neid, kes kanalisatsioonis müttavad ja ma pole kunagi nendes ühtegi naist näinud, nii et võib-olla mehed valivad teistsuguseid töid, eks ju. Või räägid mingisugusest klaaslagedest, eks ju, naistel on läbi murda, et kõrgemate positsioonile saada. Jällegi, see võib olla mõistlik võitlus, aga võib ka mitte olla, eks ju. Aga nad on jätnud tähelepanuta nagu naiste mõrvamise ja vägistamise, kõige räigemad vägivallaliigid üldse. See vägivald, mis on tekkinud naiste vastu selles massimigratsiooniga Lääne-Euroopas, selles võukfeminist rääkida ei taha. Või ka Eestist tuli nüüd läbi, et on kriminaalkuritegu on, eks ju, see asendusemadus, mida nimetatakse surrogaatia. Ja arusaam on see, et ka kriminaalkuritegevust riigitelevisioon reklaamida ei tohiks, eks ju. See on enne kuulmatu, seda tehakse positiivses võtmes. Ja
ja see on, nagu ma ütleksin, naiste vastu hullem vägivald kui prostitutsioon. Prostitutsioon on sellega vaja nagu korraks köhatada, eks ju. Ja see on kõige räigem, üks räigemaid vägivallaliike. Jällegi, võõkfeministid on vait, järelikult kelle ees nad nagu võitlevad, eks ju. Mis tähendab jah, et see ongi kogu see võõk ongi see, et on mingid grupid, määratakse nende eest nagu eest võitlejad, see on nagu maffia, kes käib katust pakkuma, see on nagu maffiaga väga hea paralleel, maffia pakub kaitset, eks ju. Ja kindlasti on olukordi, kus see kaitse on mõistlik ja maffia tõepoolest siin ka kaitseb. Aga on olukordi, et kui sa seda kaitset ei taha, siis maffia ise tuleb ja teeb sulle midagi kurja, eks ju. Et ma ei tea, lööb sul midagi hambad sisse või paneb sulle poele tule alla või ma ei tea, ühesõnaga, et et see võugindus meenutab mulle aina rohkem maffiat. Et see ongi nagu mingi maffia. Maffia tegelikult, nüüd saab kell 9, nüüd on kella. Ja. Vot. Ja siis ma mõtlesingi, et see jah, et miks maffia nagu ütles, et ta olemas ei ole, kui ta politseile vahele kukkus, see oli võib-olla selline kaitse selline, nii oli võimalik rohkem kurja teha, kui nagu sind ametlikult olemas ei ole, jah. Võib-olla Voogil on ka nii võimalik rohkem kurja teha, kui nad on ametlikult olemas. Et see on ta välja mõeldus. Aga tegelikult on olemas.